Tere hommikust taas! Kuidas teil seal läheb? Mul siin läheb toredasti. Magasin enam-vähem, uni oli katkendlik, ärkasin mitu korda ülesse, aga vaatamata sellele arvas mu kell, et esimest korda 3 nädala jooksul sain ma oma kehaakud 100% peale ja päris aus olla, siis täna ma isegi olen oma kellaga nõus, et sihuke päris hea ja tugev oli olla. Aga tänasest päevast hommikul tegin silmad lahti, lükkasin kardinad eest ära ja mis ma näen? Vihmasadu. Aga mis seal siis ikka? Kiiret ju kuhugi ei ole. Võtsin ilmaradari pildi ette, vaatasin, et kella 8 peaks front üle olema ja liigub vaikselt siis samas suunas, kuhu minul täna plaanis sõita oli. Aga siis mõeldud tehtud. Läksin, sõin hommikust. Moljutasin niisama, pakkisin ja siis paningi riidesse ja hakkasin liikuma. Lootus oli, et ise ehk jään kuivaks, aga ratas kindlasti saab poriseks. Kogu tänane päev möödus sellises mõnusas flows. Hea, et ma mingitel momentidel taipasin ikka kaamera üldse salvestama panna. Muidu oleks täna õhtul tulnud lihtsalt selline talking head video kokku panna. Kui me siin viimastel päevadel juba sellisel tööstusikoonide lainel oleme olnud, siis tänane trass viis mind läbi Linköpingu linnast ja mille poolest on see linn kuulus. 1937. aastal asutati siin Saabi lennukitehas ja Saabi lennundusdivision ühes disaini, arenduse ja tootmisega asub siiamaani siin. Kogu ala on militaarterritoorium. Siin on ka Saabi lennuväli ja kogu ala on siis ümbritsetud traataia ja pildistamist keelavate siltidega ja olin viisakas ja ei filminud. Lisaks on siin ka Saabi lennundusmuuseum, mida ma arvan, et lennundushuvilistel kindlasti tasub külastada. Siis Linköpingus on ka meeletult suur katedraal, paistab maamärgina juba päris kaugelt silma. Linn ise on tore, puhas, viisakas, selline pooleteise Tartu suurune. Haarasin pagaritöökast kaneelisaiakese ning läksin siis Jõeäärde sillale nosima. Ja siis jäigi veel vaid paarkümmend kilomeetrit vändata tänasesse peatuspaika Norrköpingus.
päev läkski nii nagu eeldasin. Ise vihma ei saanud, aga ratas porine. Ja noh, ühe vaataja tungival nõudmisel panen siia siis ka rattapesukaadri. Homme-ülehomme lubab selliseid päikselisi ja soojamapoolseid päevi. Oleks tore, kui prognoos ka paika peaks, et saaks viimased päevad sellises soojas ja päikses pändata. Aga see oligi siis tänaseks jälle kõik ja näeme peagi homme. Tšau!